Imeilusad esmaspäeva hommikud. Meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast tagasi kuulama järjekordset Kirsi chilli episoodi. Seekord meil on au teatada, et meil on taas kord külaline ja me oleme väga elevil, sest ma arvan, see on taaskord nii-öelda meie valdkonnast. Jaa, ei pigem ikka on. Et meile pigem lähedasem, seega ma arvan, meil on võib-olla natuke lihtsam rääkida, ei ole nii palju pinget. Seega, Iti, ma lasen sul ise ennast tutvustada. Tere, mina olen Iti. Meeldib. Mul on väga hea meel siin olla. Tore kuulda. Ja, ma olen, võib öelda siis blogija või sisulooja, kuidas seda nüüd öeldakse. Ma arvan, mina tunnen siin pigem kui nagu blogijana. Kui see nime öeldakse, see on esimene, mis mul nagu pähe tuleb. Nagu kunagi mul oli rohkem see blogija, aga nüüd mul tuleb rohkem Instagram meelde. Nagu pähe tuleb esimese asjana. Blogi kind of fades away. Jõuame sellest veel rääkida täna. Et jah, olen siis päris pikka aega teinud seda asja. Ma just vaatasin nüüd järgi. Seda ma arvutasin enne sõrmede peal. Ühesõnaga, ma vaatasin, et mu esimene postitus on blogis jaanuar 2011. Wow. Ehk siis ma olin teises klassis siis. Teises klassis. Aga ma hakkasin just siis videoid tegema. Kui ma olin teises klassis? Seega ma olen tegelikult sama koha videoid. Ma ei pannud lihtsalt kohe üles. Ma tegin nagu siis paar aastat endale isiklikult. Okei, väga lahe. Ikka päris kaua selles mõttes. Paar aastat. Aga sa alustasid kohe blogiga siis või kuidas see nagu story sul oli? Oligi põhimõtteliselt blogiplatvorm alguses ja siis seda ma tegin ülipikalt. Siis kui Instagram oli juba full on, ma ikka olin blogis. Nagu nii, et sul isegi polnud Instagrami sinna kõrvale, või see oli täiesti 100% ainult blogi? Ja ma olin full blogi ja kogu aeg ma mõtlesin, ei, blogi ei sure välja, ei sure välja, mingi teen täiega rinnaga edasi, aga siis mul oli Nike'iga mingi koosolek, me rääkisime mingi pildistamise asjus ja siis see inimene, kes seal meie laua taga oli, ütles mulle, et Iti, et blogi on nagu minevik natuke, et Instagram on nüüd põhiline. Ja siis ma läksin koju, ma olin natuke nagu kassis või mingi kurat on. Et siis ma mõtlesin, okei, et lasta siis olla, et peab edasi liikuma, siis ma vaikselt hakkasin Instagrami tegema ja siis nii ta läks. Aga sa nüüd enam aktiivselt üldse blogi ei kirjuta või? No ma teen tegelikult, ma ütleks mingi kord 2 kuu jooksul postituse ala. Ma olen mõelnud nagu kogu aeg, et tegelikult võiks midagi juures olla või videot teha või midagi sellist ja siis natuke olen sinna postitanud nagu. Nagu mul isiklikult on see, et ma mäletan, et enne kui ma alustasin YouTube'i vahetult enne, ma alustasin vist see 8. klassi algus alustasin. Ma mäletan, et 7. kevadel, kui ma ei eksi, oli järsku mega blogibuum meil klassis. Üks mu klasside nagu alustas, hakkas sinna kirjutama ja siis kõik tahtsid teha. Siis meil tuli suur tüli, sest ta ei lubanud kellegi teisel teha. Ja siis ta sai oma, ma ei mäleta, mis see bränd oli, mingisugune nagu esimene sponsor, ma ei mäleta, kas see on mingi telefonikatted või mingi nagu Casetify'le sarnane nimetus. Ühesõnaga mingisugune uul sponsor oli seal ja siis kõik küsisid ta käest, kuidas sa selle sponsorist said ja tegelikult tal endal pood ka mingi, te peate ise kirjutama, te peate ise vaeva nägema selle nimel ja siis nagu kui keegi ütleb blogi ja mul nagu esimese asjana tuleb meelde see mingi blogi fight, mis meil kuskil mingi 7. klassi lõpus oli, kus kõik alustasid absoluutselt. See on mulle tuttav, et päriselt. See oli nagu mingi faas või aeg, kus kõik hakkasid blogi pidama järsku või kuidagi süke, nagu see oli nagu rare ja siis see järsku ei olnud rare. Kõik otsustasid, et ja ülikõva, teeme ka nagu. Ja see on mingi kirjutame nii, aga ma saan aru, et nagu praegu vist ta nagu blogi erinevus siis, no kõigest muust ongi see, et seal on nagu kirjutamist rohkem ja ma saan aru, et nagu, ma ei mäleta, kes see on, üks YouTuber Aspen Ovard, ma ei tea, kas te teate, aga ta teeb, no ühesõnaga, tema teeb bloge on ju, aga temal on nagu blogi kõrvale, ta ei kirjuta sinna aktiivselt, aga näiteks kui tal ongi nagu, kui tal oli nagu engagement pildistamine, nagu kihlusid ja sa tegid pildistamise, siis ta paneb sinna nagu mingitest suurtest sündmustest oma elus nagu rohkem nii-öelda pilte üles, et see on nagu pool galerii stiilis, ma saan aru siis. Et sul on siis midagi sarnast hetkel, ma saan aru või? Jaa, no tegelikult mul oli kogu aeg struggle sinna millegi kirjutamisega, ma pigem nagu tahtsingi pilte lisada ja ma mõtlesin nagu, kas ma üldse pean midagi kirjutama iga kord, aga kõigile hullud meeldis ikkagi see, et sa saad nagu aru, mis see inimene on ja mis ta tahab ja mis ta teeb.
no Instagram sellepärast ongi natuke parem, et sa pead ühe lause ja caption olemas. Ja selles mõttes küll, jah. Ma nagu üleüldse ma ei ole Eestis väga nagu blogijaid kunagi. Vaata, mul on lihtsalt, issand, palun vabandust, sellest andkandaks, seda vist pole mitte kunagi episoodi ajal juhtunud, aga ma ei ole kunagi nagu lugenud regulaarselt blogisid, sest minu jaoks lugemine on nii palju tööd. Nagu ma olen alati mingi, ma nagu ei jaksa piisavalt keskenduda. Ja siis ma nagu natuke vaatan, siis kui see blogibuum oli, ma olin mingi, aga nüüd sest ma hakkan blogisid vaatama, ma hakkan neid lugema, ma olen kursis, ma hakkan ise kirjutama, mul oli mingi mammu blogi alla, midagi siukest mammu.blogspot või midagi sellist oli, on ju. Ja tegin mingi 2 seda postitust sinna, noh ja siis tippisin ja siis hakkasin videoid tegema. Ainuke kokkupuude, mis mul endal blogidega on olnud, oli siis, kui ma olin väiksem ja noh, kuna mu pere on alati väga palju reisinud, siis meie sugulased tahtsid olla kursis meie tegemistega ja eriti just vaata lapselapsed huvitavad kõige rohkem. Ja siis mu vanemad või isa tegi mulle blogi. Wow. Ja siis nagu ta reaalselt ise pani sinna pilte, ise kirjutas minu kohta. Kas ta kirjutas nagu mina olen Viki ja me käisime seal? Seda ei mäleta. Ei olnud nagu blogipostitus nii põhjalik, et mingi ilulemmikud või midagi sellist. See oli rohkem see, et me oleme seal reisil paar pilti ja siis kirjutasime, et mida me seal reisil tegime. Näiteks käisime veepargis, minust pilt veepargis. Või nagu vennaga. See, et sa tõid näiteks ilulemmikud, mul oli päev, et su mingi isa kirjutab su eest mingi blogipostist mingi minu märtsikuu lemmik. See oli rohkem nagu, see meenutaski minu arust pigem Instagrami, aga kuna sel hetkel ei olnud, siis me lihtsalt pandi sinna blogisse. Siis ma oligi see, et see oli salasõnaga, et kõik ei saanud sinna ligi. See oli ka tuttavatele jagata, oli nagu privaatne nii-öelda siuke suguvõsa nagu päevik või nii. Ja siis nagu vanaemad ja mingi sugulased said jälgida, mida me teeme. Okay. No meil oli klassika ka. Selle nimi oli Victoria Pliiats. Victoria Pliiats, aga see on parem kui mammu blogspot nagu. Aga meil oli, mul tuli praegu meelde, et meil oli klassi nagu blogi oli ka, mida klassijuhataja täitis kuni 6. klassil, 1.–6. vist. Nagu see oligi klassilood blogspot ja seal on ikka veel nagu mingid pildid üle veel, et sinna taga ikka kirjutas, ta kirjutas, kui midagi juhtus või midagi sellist. Ja siis nagu see olid need animatsioonid, et nagu oli üks pilt ja siis nad nagu vahetusid ja olid mingi hullud, mingi mega cool'id transitionid, mis ta sinna kõik teinud oli ja see oli nagu ka ainus teine blogi, mis polnud minu oma, mida ma nagu reaalselt lugesin või vaatasin ka väiksena. Aga ma tahtsin enne küsida, et kui tihti sa üldse neid blogipostitusi tegid ja mis su nagu teema oli või millest sa üldse blogisid? Too aeg ma tegin iga päev. Ja mul oli selline nagu, ma olin täiega determined, et nüüd ma teengi iga päev nagu blogipostituse ja kui ma ei teinud, siis ma olin niimoodi, et fuck, täna ei postitus tegemata, mingi jumala pekkis, ma olin kassis, ma mingi ja mul oli nagu väike stress või selline asi, et ma nagu teadsin, et seda oodatakse ja nagu käiakse. Aga kas sa tegid seda nagu kooli kõrvalt siis iga päev või kui vana sa üldse nagu olid, kui sa alustasid? Okei, ma pean nüüd arvutama. No umbes, sa ei pea nii. Oota, ma kohe ütlen sulle 9 aastat tagasi siis jah. Yeah. Ma olen praegu 25 miinus 9. 16. Oh my god, see on nagu minu vanune. Mega vana. Aga noh, see aeg, see alles tuli kinda ja ma tean, et too aeg Eestis väga ei olnud või mina vähemalt ei teadnud. Ma just tahtsin küsida, et palju Eestis oli, sest ma nagu üritan ennast sinna Headspace'i panna, ma käisin teises klassis, ma nagu midagi põhimõtteliselt ei jälgin. Või kui palju sul üldse esialgu jälgijaid oli neid, kes siis nii-öelda igapäevaselt ootasid? Kusjuures ma mäletan, et mul oli selline nagu, kui ma alustasin, mingi aasta või 2 olin teinud, siis ma olin nagu, mul oli mingi daatum või mingi kindel number vaatajaid, mis ma tahtsin iga päev täis saada. Selline asi oli mul. Ja siis ma käisin, vaatasin iga õhtu seda lehte ja ma mäletan, et mingi, kas oli 2000 vaatajat nagu päevas, mis ma tahtsin täis saada. Aga kas te tulid nagu, et mitu korda keegi oli käinud su nagu seal blogis või see oli nagu postituse vaatajas? Ma mäleta, kas ta oli unikaalne vaataja vist oli ikkagi... Ma ei ole olnud kindel. Aga mul oli nagu mingi kindel number, mis ma tahtsin nagu täis saada ja siis ma kogu aeg jälgisin seda ja siis ma nagu jagasin seda Facebookis, ma mäletan, et saada täis neid numbreid. Facebook ajad, good times. Ma ei tea, mul oli hull selline nagu numbrite lugemine. Aga kas seal nagu blogiga, ma saan aru, et nüüd, kui on mingi YouTube, Instagram, et nüüd nagu sponsorshipid on nii igapäevane söögi alla, söögi peale, nagu, et see on suht casual, aga kas blogiga ka nagu siuksed asjad olid või? Ja olid küll ja ma mäletan, ma arvan, ma olin ka mingi ala 2 aastat, vähem aasta aega umbes teinud ja siis üks Hiina rõivabränd saatis mulle tasuta riideid. Okei. Ja kas nad ise isegi võtsid ühendust või see oli mu esimene sponsor, ma mäletan. Ja siis ma mõtlesin, vau, nagu kõik on võimalik. Ma oli nagu, vau, nagu sai mingid odavaid, mingi paari dollarisi ala mingid särke või asju, aga ma sain mingi 10 tükki, nagu ma olin lihtsalt mingi
koolis ja mul nagu vaevalt oli mingi taskuraha, mäletan ja minu jaoks oli nagu hull asi lihtsalt, et see oli nagu suur asi. Aga kas seal nagu, ma mõtlen, et noh, kas seal, no ma lihtsalt, miks ma seda küsin, on sellepärast, ma mäletan, et kui meil see mingi 2-nädalane blogibuum oli, siis oli see, et nagu see oli nagu kujundatud, et sul oli see nagu pea see ülemine bänner on ju, see olid postitused ja siis paremal oli nagu, et minu sponsorid ja siis seal olid nagu logod või mingid siukesed asjad, et see oligi nagu päris asi. See oli teema ja aga mul oli ka hull disaini, et müüke mu blogi välja näeb ja siis ma iga bännerit ikka ei olnud nõus sinna panema ja iga koostööpartneri nime ja siis hullult ikka ja ei, ma teen selle postituse ja nagu selles mõttes nii imelik on mõelda, et nagu noh, et ma saan aru, et kas on üldse palju neid, kes regulaarselt Eestis veel kirjutavad nagu igapäevased blogisid või palju neid on? Õrna ja mugi. Ma nagu ei ole kursis sellega üldse, sest nagu noh, ma nagu ei näe, ma lihtsalt ei mõista, et noh, ma saan aru, et võib-olla on osad inimesed, kellele meeldibki lugeda, aga siis on see, et nagu tänapäeval kogu see videomaailm, see nagu sisu on nii palju kiiremini tarbitav, sa saad selle kohe kätte, et ma ei kujuta ette, kas üldse on keegi, kes istub maha, võtab blogi ette, hakkab seda lugema üldse enam tänapäeval. Ausalt öeldes ma ei ole ise ka kunagi blogisi lugenud. Minu arust ikkagi on ma lihtsalt tegin, aga ma ei lugenud kellegi blogi otseselt. Ma vaatasin ka mingi pilte blogides ja niimoodi, ma scrollisin tekstist üle lihtsalt. Sest ma tean ju, et need blogi auhinnad toimuvad ikka veel ja nagu inimesed mingi jagavad taas või mingi selle koha. Seega minu arust need on, aga mul on tunne, et mingi väga populaarne on see, kui teevad natuke vanemad, nagu mingid koduperenaised ja siis teised koduperenaised loevad. Mul ei tule see meelde, aga nagu keegi oli, kuskilt, ma ei tea, kas saates nägime, keegi oli... Kellest sa räägid? Nagu? Mingi blogija, kes oligi nagu vanem naisterahvas, aga teised tema... Ei, minust oli, ma ei mäleta, aga nagu it's a thing. Aga ma tahaks ikkagi küsida, kui pikalt sa tegid igapäevaselt ja siis kas sa üks hetk said aru, et see nagu ei toimi ja siis sa lasid graafiku lõdvemaks või nagu kaua sa reaalselt igapäevaselt tegid? Ma arvan, ma tegin igapäevaselt mingi... ma ei tea, paar aastat. Oh my god. Aga see oli niimoodi, mul jäi ikka vahepeal nagu mingi 2 päeva vahele ja siis ma olin nagu... 2 päeva, see on nagu... Aga vahest ma postitasin nagu ülirandom asju, ma lihtsalt, ma ei tea, ütlesin tolleaegsele mingile Peiksile, et teeme mingi musipildi ja paneme üles lihtsalt. Et see oli nagu kinda Instagram story võib-olla isegi vahepeal, et hästi halva kvaliteediga oli seal pilte vahepeal ja ma nagu, need ei olnud nagu nii, noh, high sisud. Ta oli lihtsalt nagu... noorele pubekale mingi, ma ei tea, lahe kaelage pilt mingi et see aeg ei olnud väga palju mingi YouTube'i videoid ja ma ei tea muid asju, et siis oli nagu hull põnev vaadata siukseid asju. Aga ma saan aru, et kuna sulle väga ei meeldinud kirjutada, siis vist Instagrami üleminek ei olnud sinu jaoks väga keeruline või kuidas sul üldse seal alustada oli, kas nagu kõik su blogi jälgijad tulid sinna kiirelt üle või sa ikkagi pidid nagu täiesti nullist hakkama ehitama, sa võttis jälle aega või kuidas see nagu üleminek? Ausalt öeldes ma ei mäleta seda ülemineku, ma ei mäletan seda, et okei, nüüd ma pean nagu rohkem Instagrami tegema, aga need jälgijad vist tulid suht kiiresti üle. Mulle tundub, et ma ei mäleta sellist asja, et ma oleks mõelnud, et mul mingi ala vähe jälgijad on või sellist. Ja siis ma mäletan, kui Instagram alles nagu päris alustas, siis ma peaks vaatama, millal mu kõigesse postitus oli ka ikka nagu ammu selles mõttes. Ja see oli tüki aega, ta oli lihtsalt nagu paned pildi, ta oligi nagu blogi teises keskkonnas, aga siis, kui ta hakkas nagu võtma seda sisuloome suunda, nagu ma mäletan, see oli mingi hetk, kus järsku nagu neil tuli järjest nii palju update, tuli Instagrami story ja ma keeldusin seda esimesed pool aastat kasutamast. Ma ütlesin, et ma olin nagu Snapis, nagu olin suht aktiiv ja ma olin mingi ei, ma ei lahku Snapis, Snap ei sure välja, ma ei lähe Instagrami story'sse, ma meelega ei lähe, see on täiesti mõttetu, seal on mingi topelt sisu, nagu kes üldse tuleb nii idiootse asja peale ja nüüd ma ei nagu Snapi kasutan ainult sõprade jaoks ja mingi Snap map'i, et vaadata, kus keegi on, aga üleüldiselt nagu Instagram mingist hetkest ta järsku hakkas nagu skyrocketima sinna sisuloojate nagu poole peale ja nüüd ta on nagu kõige, nagu selles mõttes kõige mugavam ja kiirem platvorm selle koha pealt nagu. Kuigi noh, mina ja Vike oleme mõlemad YouTube'is alati tegutsenud ja seal on alati olnud see, et seal on nagu see süke pikem, nagu ma enda näite puhul ütleks sisukam, sest seal ma nagu reaalselt räägin, seal ma nagu, mul tuleb, seal rohkem loon sisu, Instagram on mul alati on süke lisaplatvorm, et ma isiklikult töötada kunagi nagu full nagu fookusega teinud niimoodi. Aga kuidas sul praegu on või mis sa praegu siis teed, kui sa enam ei blogi nii aktiivselt? No praegu on kinda Instagram, aga ma olen juba aastaid mõelnud, ma hakkan nüüd YouTube'i videoid tegema. Kas sa ei ole mingi hetk teinud või? Nagu ma ei tea, miks mul on nagu...
mul on ka nagu või mõni üksik video või nagu võib-olla ma olen mingi üksiku video teinud kunagi, ma olen lindistanud hästi palju videoid ja ma ei ole ever neid üles pannud, ma olen teinud vlog asju, ma ei ole kunagi neid üles pannud, siis lõpuks ma lihtsalt mingi see vist ei ole see või nagu midagi on mööda, ma ei tea, kuidagi. No nagu mul on tunne, et no see on nii erinev, see on sükene maailm või valdkond, mis muutub minu meelest iga päevaga nii haigelt, et nagu me isegi ei saa võrrelda seda, kui me Victoriaga alustasime versus kui nüüd alustada, aga mul on tunne, mis on eelis nüüd alustamisel on see, et nagu kunagi seal olid nii palju rohkem reegleid, aga nüüd on moes see, et sa ei käi reeglite järgi. Nüüd on moes see, et sa teedki midagi täiesti teistsugust või sa nagu, see ei pea olema süke nagu cookie cutter, nagu perfektselt kõik nagu tehtud, et tänapäeval tee ükskõik mida ja sa oled nagu cool selles mõttes, et see ei ole aga mul on tunne, et nüüd isegi võib-olla selle võrra lihtsam alustada, sest mul on tunne, et meil oli rohkem või kas sa ei tunne, Viki, share'id mu mõtet või väga mitte? Ei, ma nõustun. Ma mõtlesin, et miks sa ei ole ühtegi üles pannud, nagu kas sa kardad nagu seda teist arvamust või kuidagi, et see on nii vaata võõras sinu jaoks, sest sa võib-olla ei ole siiamaani väga videoid teinud või nagu mis sind tagasi hoiab. Jaa, okei. Kui te mu Instagrami feed'i vaatate, on ju? Ma lähen vaatan laivis praegu. Mis ei ole perfektne. Ma lihtsalt mõtlen kõik värvid, kõik asjad. See on üliühtlane. Mul on selline nagu freak side nagu, et mul peab olema kõik hästi ilus ja kõik asjad kokku sobima. Aga kui sa teed nagu vlogi või vabas vormis mingid videod, siis see on nagu täiesti teine maailm võrreldes sellega. Ehk siis võib-olla ma pean lihtsalt leidma mingi enda moodi viisi, kuidas neid videoid teha. Võib-olla sulle sobiksid siis need nii-öelda sit-down videod, et sa istud ja siis sul on see, et sa oled kogu tausta ise sättinud, kogu valguse, midagi ei muutu, sa lihtsalt istud ja räägid seal. Et see võib-olla vlog, see on natuke keerulisem selle koha peal. See võib olla küll. Ma praegu vaatan su seda Instagrami feed'i ka ja siis mul lihtsalt tuletab see meelde, kuidas kogu see Insta feed asja oli ka kunagi, ta oli nagu alguses see oli ülieliit asi, et osad ainult suutsid seda ja siis ma tegin algelt mingi valget feed'i, siis ma praegu mul tuli meelde, et ma andsin nii ammu alla sellega, nagu ma ei suuda lihtsalt. Mul tuleb, ma olen isiksusena liiga palju, et ennast nagu kuskile nagu mingi hull esteetilisse pilti panna, nagu ma ei suuda. Minu jaoks on just see, et põhjus, miks ma olen Instagramist mingitel hetkedel suht nagu mitte nii aktiivne olnud, on ka, et mind ajab just nagu ma ise ei suuda olla selles nagu esteetilises perfektses vormis. Ma isegi ei tea, millest see tingitud on, kas see on nagu mina inimesena või see on pigem see, et ma olen alati tegutsenud platvormil, kus nagu YouTube on kogu aeg liikunud selles nagu reality show, nagu ole sina ise suunas alati, et siis võib-olla sellepärast ma olen ka harjunud. Aga seal on vist see ka, et näiteks kui mul on fotopõhine, siis mul on nagu see, et ma esitlen oma fotosi ja see on nagu see vorm, mis hoiab seda ilusana, et kui sul on nagu sinu isiksus vaata, siis on nagu ongi see, et see on teistmoodi. Sul on rohkem nagu fotograafia, siukse visuaali põhine. Ja et ta nagu baseerub sellel, jah. Aga kuidas sul üldse nende fotodega on, kas sa teed need ise, sul on isiklik fotograaf või kuidas see käib, kas töötled ise? Töötlen ise, et selles mõttes see, kes Lightroom, Photoshop. Tahaks Photoshop osata. Lihtsalt mine. Kuidas sul nagu selles mõttes piltidega on, kas sul on nagu varus need või sa iga päev mõtled, et midagi peaks tegema, ma lähen nüüd uuele shootile, kaua sul üldse nagu see protsess aega võtab, et kuni pildistamisest töötlemise ja kõik see? No talvel on see asi natuke keerulisem. No pigem on. Et tegelikult mul on väga palju pilte varus ja väga palju avaldamata fotosi ja lihtsalt vahepeal, kas need ei meeldi mulle selle mõttega, et need ei lähe mu feed'i, mul ei ole rohelist värvi feed'is ja mul on mingid ägedaid rohelisi pilte Islandilt ja siis lihtsalt ma ei pane neid sellepärast, et need on rohelised. Aga jah, et ikka monthly koostööpartnerid näiteks, siis tuleb kogu aeg teha ikkagi neid pilte juurde ja, et selline kogu aeg käib pildistamine ikkagi pigem. Aga nagu ma mõtlen, kui sa alustasid, kui sa olid 16, on ju, siis lõpetasid 10, mis sa edasi õppima läksid? Ma ei õppinud midagi edasi. Ei õppinud edasi, see on nii nagu thing tänavast. Mina küsin kõigilt seda sellepärast, et ma olen just selles vanuses, kus ma hakkan gümnaasiumit lõpetada, siis ma alati nagu uuringi, et kas sa nagu üldse, ma saan aru, et sul oli, ma nüüd üritan arvutada, et sa tegid seda igapäevaselt, aga kas sa siis reaalselt teenisid sealt nii, et sa nagu elasid ära sellest või sa läksid kuskile nagu tööle või nagu karjääri koha pealt, kuidas see töö on? Ma läksin tööle ikkagi, et ma käisin tööl, ma alguses ei mõelnud, et see võib olla üldse võimalus, et ma nagu elan sellest, sest too aeg, sest see eksisteerinudki 10 aastat tagasi,
okei, no ütleme 5 aastat tagasi tegelikult Eestis ka ju ei olnud veel sellist asja. Ehk siis ma läksin Sportlandi tööle alguses ja siis ma mäletan, et ma ühe fotograafiga tegin ametlikult Eesti esimese blogireisi. Ehk siis me läksime lihtsalt välismaale selle eesmärgiga, et pildistada mingit brändi ja siis tulime tagasi. Ja siis me olime nagu, wow, nagu, that's a big thing. Käisime Barcelonas pildistada. Okei. Ja siis sealt ma nagu hakkasin ka edasi nägema, et okei, nagu saab veel rohkem nagu teha asju ja siis lõpuks, ma ei tea, kas Eestis juba maksti. Postitustööst. Olin väga vähe kuulnud, aga ma hakkasin ühe Soome blogijaga läbi käima, kes on hästi kuulus nagu Soomes. Ja siis ma sain, tema nagu küsis päris suuri summasi. Ja siis ma arvan, et kas tema kaudu ma sain aru, et nagu sellega saab raha teenida või nagu kuidagi sealt kaudu hakkas see tulema. Ja siis ma hakkasin ise ka nagu juba andma ette nagu hinnakirju ja et ei, ma ei tee seda nagu toote eest. Ja nagu mul on tunnet üleüldiselt, et Eestis ka, kui see nagu sisuloome plahvatus seal mingi 2000, no ma näen seda hästi YouTube'i põhiselt, ma olen alati seal tegutsenud, aga YouTube'is oli 2016 aastal, kui see big nagu thing tuli ja siis nagu mul on tunne, et mingi hetk, kui üldse hakkas, nagu ma saan aru, et see brändi koostööd asi, me räägime, ongi juba mingi blogiaegadest saadik olnud, aga mingi hetk tuli hästi aktuaalseks see, et nagu kas sa teed tasuta midagi või sa küsid raha selle eest või nagu, see on siiamaani aktuaalne, aga ma mäletan, et mingi hetk see nagu hakati sellest turult rääkima ja siis oligi see, et juba ma nagu ise olen alati nagu kõrvalt mõelnud, et huvitav, et kas ta nagu elab täiesti selle eest ära või nagu kuidas see nagu välja näeb, sest minul eriti, kui ma hakkan gümnaasiumit lõpetama, ma siiamaani pole pidanud sellest ära elama, varsti ma olen nagu sunnitud ja see ongi küsimus, kas ma lähen kuskile, ma ei tea, tööle, kas ma jätkan sellega, siis ma alati nagu inimesed uurin selle kohta, et kuidas sellega on. Mul tuli sellega see meelde, et ma mäletan, kui hakkasid need koostööasjad, siis ma hakkasin brände harima, et tehke koostööd blogijatega. Või nagu ma ise hakkasin kirjutama, tere, et kas te teate, et selline asi on üldse olemas? Nagu, et teate, et nagu mind jälgitakse, nagu inimesed vaatavad mind. Ma teen pilte ja siis nagu nad vaatavad neid pilte. Ja siis ma mäletan, Vitamin veel tuli Eestisse. Siis ma kirjutasin sellele tüübile, kes sellega tegeleb, et teate, et selline asi on olemas, nagu blogijad, et saatke mulle nagu juua. Ja siis ma nagu teen pilte teile nagu ja siis sellega läkski nagu okei, päris huvitav. Nagu ma tunnen, et see oli nagu nii laste kingades nagu. Jaa, see on nii hull mõelda, et mingi hetk nagu pidigi niimoodi. No, siiamaani mul on tulnud osadele brändidele tuleks selgitustööd teha, aga nagu nüüd on see nii nagu normaalne, see on nii nagu kiirelt, nii lühikese aja jooksul nii palju arenenud, et nüüd see nagu täiesti tavaline, kui kirjutab ja see on nagu juba paljudeks enne kuulmatud, see on niisama tasuta mõnda postitust teed, aga mingi hetk oligi see, et nagu wow, et ta saadab sulle midagi nagu niisama for fun, et tee pilte. Et ma mäletan, et see oli nii uus või nii harjumatu alguses. Aga see oli nii suur asi kõiki blogijate jaoks nagu, ta saatis mulle midagi. 100%. See oli crazy. Aga sa küsisid selle nagu raha, et millal hakkas teenima selle. Okei, see oli põhimõtteliselt nüüd 2 aastat tagasi. Ma tulingi 2 aastat tagasi jaanuar. 2017 jaanuar siis või? Võimalik, jah. Aga sa hakkasid teenima siis blogimisega või pigem Instagrami koostööd või? Siis oli juba Instagram. 2 aastat tagasi oli 2018, sorry. Oli või? Oli ju nagu 2000... No jah, siis 2018. Alguses. Ja alguses, jah, just. Aga millest sa siis praegu ära oled? Kas nagu Instagramist ainult või sul on midagi seal kõrval? Jah. Mis seal kõrval sul siis on? No tegelikult ma hästi palju pildistan. Lihtsalt brändide jaoks ka. Nagu fotograafina tööd? Fotograafina, jah. Aga see on nagu, mul on oma paar nagu ettevõtted, kelle jaoks ma teen neid asju. Ja siis, aga mul on jah, nagu full long-term koostööd, siis nagu mis tagavad mu nii-öelda sissetuleku ja siis need tulevad juurde. Aga mis see pikaajaline koostöö on? Kas see on nagu 6 kuud, aasta, veel pikem? Mul on enamus nagu 6 kuused, aga mul ikkagi niimoodi, et teeme 6 kuud ära, siis okei, järgmine 6 kuud ja et nagu ikkagi pikendame. Aga kuidas sa need leidsid, kas nad ise pöördusid, sina pöördusid nende poole, kes seda üldse pikaajalist asja välja pakkus? No üks neist on Sportland, on ju. Hästi, teeme kõik hästi üllatunud näo. Ärme räägi seda. Jah, et see hakkas täpselt sealt, kus me tegime selle esimese kampaania, siis throwback, sellest pole vaja rääkida. Ja ärme räägi sellest. Ja siis sealt maalt siis hakkasime vaikselt tegema mingid projekte ja siis nüüd, ma ei tea, aasta tagasi hakkasime niimoodi, et iga kuu mingi kindel värk. Ja
mis see küsimus oli? Et kuidas sa need pikaajalised sponsorid lihtsalt, kas ise pöördusid enda blogs, nad tulid sinu poole ja kes üldse pakkus, et teha pikaajaline, sest ma tean, et praegu brändid pigem tahavad just see, et neil tuli uus tooda välja, tee korra seda, et nagu nii-öelda ühekordsed, et kuidas sa pikaajaliseks selle said? Kusjuures ma pigem arvan, et targad ettevõtted nüüd nagu tahavad teha ikkagi nagu long term, et see on ikkagi ju see, et siis ta on nagu päriselt tarbib meie toodet ja kasutab seda asja ja nagu, et siis see on autentne, muidu ei ole nagu... Plus mul on tunne, et Sportland on alati olnud selle koha pealt tark ettevõte. Ma kujutan ette, et nendel nagu see juba alguses see rong nagu hakkas liikuma. Ma kujutan ette, et nendega ei olnud väga seda, et sa pead hullult mingi veenma või midagi sellist. Aga ma mõtlen nagu mingite teiste pikaajaliste partneritega. Kas on olnud näiteid, kus sa pead nagu veenma või nagu midagi sellist? Ma ei tea, mul praegused on nagu ise kuidagi, ma isegi ei tea, kuidas nad on juhtunud sinna, et nad on pigem ise siis on pöördunud, jah. Aga jah, ma nagu proovin isegi võib-olla natuke vältida neid ühekordseid diile mingite asjadega, mida ma ei tarbi, et siis ongi hea, kui on olemas niimoodi. Nüüd ütleme, et nagu on arenguruumi selles osas, et rohkem tehakse nagu pikaajalisi, sest mul ikka päris nagu käputäis või no rohkem kui käputäis on neid, kes tahavad teha lihtsalt. Meil tuli välja, teeme nüüd kohe ja eriti on see, et kui nagu ma räägin, et suuremad sisulojad hakkavad küsima nagu rohkem selle eest, et nagu nad teevadki seda pikaajaliselt, nad nagu, no et see ei ole ainult see, et ma teen ainult selles vlogis, ainult sellel sekundil, vaid nagu see, ma päriselt kasutan seda, ma näitaks kogu aeg, aga nagu see on nagu free stuff muidu lihtsalt. Aga et nagu lõppude lõpuks, tänapäeval ongi igasugused need nagu muud ettevõtted, kes siin nagu ühendavad neid pisemaid nagu sisulad ja tänapäeval nagu kunagi oligi, minu meelest oli mustvalgem see, et sa kas tegeled sellega päriselt või sa ei tegele üldse, aga nüüd on see, et kuna nagu Instagramis ja üldse sotsiaalmeedias jälgida on nii lihtne saada, siis on see, et nagu sinust võib saada sisuloa ilma, et sa üldse nagu üritaksid midagi. Nagu sa oled korra kuskil, ma ei tea, üritusel või korra keegi tagib sind sul on järsku paar tuhat jälle juures, siis sealt nagu hakkab kasvama ja siis nagu on see, et ma täiega hakkan spiraalitama praegu, nagu ma võiks nagu tagasi tulla, aga mul lihtsalt iga kord, kui keegi räägib nendest pikaalistest koostöödest, mul läheb nagu täiega hing põlemas, sest minu meelest see võiks asi olla, nagu see võiks sinna poole liikuda ja minu meelest see on nii nagu, see võiks olla brändidel rohkem prioriteet, et nagu minu jaoks on vahe, kas sa teed 6-kuulise lepingu, keegi päriselt kasutab sul mingit, ma ei tea, kotti toodad kreemi, mida iganes, vett, sööki, jooki on ju, või sa lihtsalt teed nagu 10 siukse väiksema jälgijaskonnaga nagu suvalisi ühekordse diili saad oma numbrid täis. No mis on nii suur vahe, see võiks olla rohkem nagu teema millest rääkida. Aga tuleme nüüd sinu juurde tagasi. Ma tegelikult nagu liigume nüüd lõpuks sinna teema juurde, mida ma tahtsin kohe alguses teada, mida me korra rääkisime ka enne, kui me salvestama hakkasime. Aga sul vist on nüüd lähiajal launchimas midagi huvitavat, kas tahad nagu veits tiisida, sest mina mäletan, ma ütlesin sulle ka seda, aga kuulajatele, ma mäletan, et tegelikult selleks ajaks on juba launchinud, sest me salvestame nagu mingi kuu aega ette. Jaa, vaata täpselt, ma ei tea, kas sul on mingi kuupäev täpselt paigas või see nagu tuleb suht jooksvalt. Meil on see aasta olnud niimoodi kuupäevad, et juulis launchime, augustis launchime, et natuke kogu aeg edasi lükkan, sest ikkagi tahaks nagu kui juba teha siis hästi, et mingid asjad ikka tulevad, siis okei, natuke on vaja sellega tööd teha sellega. Aga see on sul nagu saladus või sa saad veits tiisida? Ei, see ei ole saladus, aga okei. Ma arvan, et sa pead rääkima ja siis sa pead endale eesmärgiks panna, et sa pead seal enne seda ära launchima, kui podcast välja tuleb, siis kõik kuulajad tahavad minna vaatama. Nii, millal see välja tuleb? See tuleb mingi jaanuari teisel nädalal või umbes kuu pärast. No siis on nagu olemas mingi kuu. Aga nüüd ta on nagu lähemal kui kunagi varem, meil on kõik asjad olemas. Ühesõnaga, tegemist on rööbrändiga. Minu arust on see, et kõik nagu USA need sisulojad mingi hetk tahtsid täiega clothing brändida ja siis mul oli kohe mingi davai, ma teen ka riiete kollektsiooni. Ma ei ole piisavalt disainer, et seda ise nagu välja mõelda. Hit me up. Okei, aga tegelikult ongi see, et nii palju rõivabrände on olemas, nii palju launchitakse neid iga päev, et minu jaoks see on igav. Nii, ja siis ma mõtlesin, et aga ma teen midagi teistmoodi ja ma tahan, et okei. Ütle välja. Ühesõnaga, need on riided, need on lihtsalt riided, aga me ehitame sinna ümber oma maailma, mis on inspireeritud filmidest ja sellest, et kõik on võimalik. Ja ma olen väga segaduses. Mul on seda nagu, ja ma täiesti usun, et sa oled segaduses, sest ma olen ka segaduses. Ma tahan kõike korraga, et see räägiks nagu iseenda eest rohkem, kui mina suudan siin rääkida. Ehk siis ma panen selle asja käima, me paneme selle asja käima ja siis me
vaatame, mis sellest saab. Et me hakkame sinna ümber igasuguseid asju tegema, igasuguseid muid asju, mis kõik siin planeedil on võimalik. Aga kui palju teil alguses üldse neid erinevaid riideid välja tuleb ja kas need on ainult meestele või naistele või kellele? Tegemist on esialgu vaba riietega. Kohe alguses tuleb meil naiste riided 6 aega hiljem, jaanuari lõpus võib-olla, tulevad ka meeste riided. Väga lihtne dressipluusid ja T-särgid alguses. Ja siis ma tahaks ise liikuda sinna suunda, et jopäsi teha. Ja igasugused muud asjad ka muidugi, kuna ma ise kirglikult spordiga tegeleb, siis sport ja kõik, ühesõnaga kõik, mis on seotud sellega, et sa tunneks ennast hästi oma igapäevastes tegevistes ja mul tuleb nagu silma ette siuke nagu athleisure stil, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga see, mis on praegu nagu ülipop, siuke pool vaba aeg, nagu pool sport ikkagi. Et nagu mul tunneb praegu üldse moemaailmas, see on täiega nagu mõned aastad tagasi see tundus suht ennekuulmatu, et sa lähed niisama nagu kuskil alla mingi business kohtumisele lähed nagu mingi pool spordiriietes, aga see on nüüd nagu nii moes, nagu sa võid dressipüksi disainida nii, et see näeb nagu mega cool välja. Nagu mul isiklikult täiega meeldib see, ma saan aru, et see on siuke selle stiilis enam vähem. Kinda, jah. Ma tahaks teada, milline see nagu disain on, kas see on mingi minimalistlik või kiru või mis seda nagu kirjeldab? No tegelikult mul on juba Instas üleval mingid pildid selle kohta, aga ma lähen ühesõnaga, nendel toodetel iga kollektsiooniga tulevad välja ühed tegelased. Esimesel storytelling ja esimesel kollektsioonil on peal üks surfar. Ma olen ise nad joonistanud ja kui ma joonistan neid tegelasi, ma joonistan tavaliselt mehi. Nagu sellised huvitavaid mehi. Ma joonistan tavaliselt huvitavaid mehi. Mul on vahe küsimus, kas need pildid on sinu Instas või kus need on mu selle brändi Instas? Sa võid öelda jälgijatele, et nad teaksid. Northfjord. Me paneme selle sinna kirjeldusse. Ja, ühesõnaga iga selle kollektsiooniga tuleb välja oma tegelased, neil on kõigil oma lugu ja need tegelased on nagu osa sinust. Ja samamoodi, kui ma olen nüüd joonistanud, siis ma hullult nagu feelin seda vibe'i, mida see inimene nagu teeb. Et esimene on surfar, tal on nagu surfboard ja see ongi selline nagu freedom. Ja nagu, et see oleks sellega seotud, siis esimesed riided tulevad sellega ja siis erinevad nagu tegelased, mis räägivad oma lugu. Mega põnev. Ala spordikollektsioon tuleb koos ühe boksjaga. Okei. Et see nagu need stiilid nagu olenevad, ta läheb nagu natuke nagu mitmes suunas baseeritud nendest tegelastest. Mega cool. Et nad nagu hakkavad oma lugu rääkima ja siis sinna ümber tuleb veel igasuguseid. Aga ma saan aru, et see nagu mõte üldse tuligi seoses sellega, et meeldib. Sa tundnud üleüldse siuke nagu visuaalne, siuke kunstiinimene veidikene. Ma olen väga kunstiinimene. Ei, nagu selles mõttes, nagu vahel on see, et kui ma saan inimest, et kunstiinimese vibe, siis ma ütlen seda neile, seda mingi, ma pole kunstiinimene üldse, vaata. Aga nagu mul on hea meel, et sa nagu ownid seda, et oled selle nagu suunaga ja ma saan aru, et sealt ta lihtsalt tuli nagu üheks ideeks, aga kas sul on nagu, ma ei tea, kui sa seda nagu tahad avaldada, aga ma mõtlen, kas sa nagu üksinda vead seda või sul on nagu mingi tiim, värki-särki teete seda kõik koos või kas see nagu idee tuli sul, süttis sul üksi peas või kellegagi nagu koos? Okei. Idee on juba ammu olnud, et ma tahan midagi sellega seotud teha. Mulle nagu, mulle hullult meeldivad riided nagu, obviously. Ja siis, aga ma ei teadnud, mis see nagu olla võiks ja kuidas see teha või alguses ma mõtlesin Getsi brändi teha, ma nagu juba mingi tellisin talduala ja mingi mõtlesin, ma ei tea, mis asju välja. Ja siis see nagu arenes sealt kogu aeg edasi ja siis ma vist käisin nagu vanematel külas mingi aeg ja siis mu ema nagu meenutas mulle, et mul on mingi hullult lahedad nagu mingi mehed nagu joonistatud. Ja siis mingi täiesti haigeid vendi, nagu neil oli kõigi mingi omad emotsioonid ja mingi oma mingi elu täiesti käis ja siis ta mingi, sa võiksid nagu mingi T-särgile panna ala nagu, emad ikka räägivad, vaata. Aga siis nagu mu tooaegne nagu Peika ütles ka, et hullult lahe, nagu sa võiks neid kasutada kuidagi ja mulle nagu hakkas see mõte aina rohkem meeldima ja siis ma nagu tahtsingi hakata seda siduma oma vahel. Et mõtlesin, et sealt saab midagi nagu edasi teha. See vist ei olnud see küsimuse vastus. Oli küll, aga kas sa praegu tegeled ka sellega täiesti üksi või sul on abi? Okei, see oli. Nüüd mul on ettevõttes veel üks osanik ja kohe liitub veel üks, seesama X, siis tal on üks teine ettevõte, mis on üpriski edukaks juba saanud, nii et ma usaldan tema nagu instinkte. Jah, et ärivaistu. Ma olen ise nagu pigem nagu
kunstinimene on ja ja. siis mul on hullult nagu raske olla see, kes nagu strictly mingeid asju ütleb või mingid ma ei tea, strateegiaid. Ja, ma just sellepärast küsisingi seda, sellepärast, et nagu reeglina on nagu kas ühe kallakuga inimese või teise, nagu sa oledki, kas see nagu pigem see loov pool või see pigem see finantsiline äriline pool. Et nagu on näiteid ka, kui inimesed teevadki seda kõiki, aga samas on nii keeruline. Ja, aga ma mõtlengi, et see on nii keeruline, et mina, tegelikult ma isegi veel täpselt ei tea, kumb pool ma nagu olen. See on õpitav vist või nagu... Ja, aga samas sul on ikkagi kutsumus kummagile poole. Et nagu ma küütangi ette, et see on nagu see dream variant, et kui sul on see idee ja nagu sinu näite puhul sa oledki rohkem see kunstihing, sa tahaksid lihtsalt neid story'sid välja mõelda, seda kujundada, aga siis sul nagu see ongi minu meelest ideaalne variant, kui sul on keegi nagu vastandabiks, kes aitab seda nagu vedada nagu äriliselt poolelt, vaata. Absoluutselt, see on nagu, ma ei tea, firma raamatupidamisega. Et nagu ära teise, kui sa ei taha teha. No reaalselt. Eiga mega cool, nagu ma ei tea, aga mul meeldib alati neid lugusid kuulata, kus ongi nagu mingi, sul on nagu mingisugune suund ja sa saad sinna nagu mingid erinevaid sissetuleku nagu allikaid juurde ehitada sinna suunas, mis sulle meeldib. Nagu ma ei tea, ma olen täiega mingi obsessed sellest. No ma olen täiega see, et go with the flow ja nagu sa ei pea stressama selle pärast, mis nagu tuleb või on või tee seda, mis sa tahad teha ja küll asjad nagu paika loksuvad. Mega cool, ma täiega ootan, et see bränd juba nagu launchiks. Ma loodan, et sa saad selle enne podcasti, kui ei, siis nagu lähiajal, eks ole. Istume Vikiga Hookil sul koos. Tooted on olemas, sildid on olemas, pakendid on olemas, kõik asjad on olemas. Päriselt? Paar asja veel sättida, aga üldjuhul nagu suht. No siis on lähedal juba selles mõttes. Oota, kas ütlesid, et kui me sest enne rääkisime, enne podcastis ütlesid, et sul oli juba 3 aastat tagasi see nagu mingi idee või tegelesid sellega või nagu? Mul tuli Facebooki see memory, mis iganes, et pilt mu esimeste samplitega ja siis ma vaatasin, et see oli 3 aastat tagasi. Ma olin nagu, vau, et ma ei mäleta, et ma nii ammu alustasin, aga noh. Aga kas see on sul olnud nagu kogu aeg fookuses seda teha või see 3 aastat ongi sellepärast tund, et ta nagu vahepeal oled rohkem tegelenud sellega, vahepeal on ta tahaplaanil läinud ja niimoodi? Ma käisin tööl on ju mingi aeg sellest perioodist veel ja noh, blogi ja Instagram siis ikkagi võtab päris palju aega, see piltide tegemine ja kõik need asjad, et eks ta on nagu lihtsalt voolanud niimoodi, et ma olen natuke kõrvalt teinud. Ja ma arvan, et kui ma full aja sinna paneks, siis võib-olla see tuleks kiiremini, aga samas ma usun sellesse loomulikku nagu käiku. Jaa, samas. Ma ei saanud ikkagi enne vastust, et kaua sul võtab ühe selle posituse tegemine aega alates pildistamisest küll töötlemiseni. No see oleneb, kui kiire on deadline'iga. Ei ka reaalselt, see on ülides ja inimesed teevad nii kiiresti. Oota, mul tuleb nagu kild meelde. Vaata, kas me ei rääkinud podcastis seda näidet, et nagu, et mingi võib-olla ma ajan täieliku nagu jama praegu. Nagu ei nagu see, et vaata, et äriinimesed teevad seda, et sa küsid nagu ta kaua nagu aega läheb, küsid üliõpile käest väga hästi, siis ta küsib, millal deadline on, ta teeb nii ruttu kui vaja, vaata, et nagu kui sul see deadline on, ma ei tea, 6 aega pead pildide valmis tegema, siis sul läheb 6 aega, aga kui sa pead homseks tegema, siis sa teed ühe ööga selle ära. Et selles mõttes ma feelin, et see nagu oleneb. Aga nagu tulles selle juurde tagasi üleüldse, et kui sa oma töölt ära tulid, siis nagu kas ma tean, et reeglina nagu see on common, et siis kui tehakse nagu seda sisu loometööd, et siis on raske, noh, see ei ole nagu 9-5 töö, sa nagu ei käi tööl, aga kas sa oled kuidagi või nagu kas sul on see probleemiks tulnud see, et nagu ei ole ala struktuuri nagu nädalal või päeval või et nagu kuidas sul see nagu välja näeb? Ma nagu kõrvalt tahaks näha. See on täiega hea küsimus, see oli mega keeruline algus. Ma kujutan ette. Ma olin reaalselt kassisin kodus nagu ma olen pigem selline, et mulle nagu väga ei meeldi crowded kohtades olla, et ma nagu suhtlen oma mõndade sõpradega ja mul on nagu mõnus on ja, aga siis ma olin nagu home alone ja ma olin siis mingi mida ma teen nagu, mis asi mu elu on nagu, miks ma siin olen üldse? Victoria pole 10. Mis mu elu mõte? Mina iga päev kodus. Et nagu tekkis selline asi nagu, et ma ei saanud aru, mida oma ajaga teha, nagu kuidas seda planeerida või nagu ja tegelikult ma ütlen ausalt, mul ei ole see siiamaani nagu hea. Ma tahaks olla sellest parem, aga see vist ongi see, et sa pead lihtsalt nagu õppima nagu mõtlema selle peale. Enese distsipliini oleks vaja arendada. Jaa, distsipliin nagu. Aga kas sa oled nagu, kas see on kuidagi sul nagu struktureeritud alla, et nagu, ma ei tea, ärkan iga päev üles, siis teen seda või nagu, mul nagu, miks ma seda küsin jällegi, ongi see, et praegu mul on see kool, mis hoiab struktuuri. Ja nagu mul on kogu aeg see, ma tahaks kogu aeg lisaaega, ma tahaks tegeleda sellega, aga samas ma kujutan ette, et kui nüüd päeva pealt ei oleks kooli, siis ma nagu naturaalselt
teen nagu sama koormusega iga päev, samamoodi teen iga päev natuke, aga siis ma täidan selle aja nagu mingi mõttetustega. Ja siis ma mõtlengi, et nagu... See saab niimoodi olema. Nagu mõtlen, et kuidas sa oled loonud seda või kas sa oled üldse loonud seda, et sul oleks see nagu produktiivsuse tase oleks ikkagi nagu kõrgem, et sa justkui nagu tegelikult tulid töölt ära selleks, et sellega tegeleda, et nagu kuidas sa oled nüüd selle nagu taganud, et sa tegeled ka päriselt sellega, mitte ei vaata Netflixi päevad läbi, nagu mul võiks juhtuda. Tegelikult Netflixi vaatamine ei ole ka halb, kui see annab sulle inspiratsiooni seda teha, mida sa tahad teha. Mul nagu pigem võib mõtte teemale, et kui ma ei viitsi muud asjade peale mõelda. Ja ma mainisin vaata natuke aega tagasi, ma hakkasin kohvi jooma just. Ja see on seotud selle struktuuri loomisega. Ehk siis, kuidas saada nagu vibe täiega nagu töövibe, et okei, nüüd ma lähen vastan kõikidele nendele e-mailidele, mis mul on tulnud ja ma ei tea, mis iganes, teen need töötlused ära, mis on vaja teha, siis ongi see, et okei, ma võtan selle kohvi ja siis ma alustan. Ma kuidagi olen nagu mõelnud enda jaoks, et okei, et nagu see on minu väike süsteem, ma ärkan ülesse, ma ei pane omale äratust, ma ärkan siis, kui ma ärkan. Naturaalne unerežiim. Ja selles mõttes ma ärkan ikka mingi 8-9 aeg, et see on nagu ma arvan. Okei, aga nagu ma mõtlen seda, et kui meil või mul YouTube'is on see, et mul on nagu graafik, et ma iga nädal panen video, siis kas sul nagu Instagrami või nagu sellega, kas sul on mingisugune graafik, mis aitab nagu hoida sul neid deadline'e või see lihtsalt nagu või kas või nagu näiteks, et videol sa nagu planeerid videot, aga kas siis Instagramis sa nagu planeerid mingi stiiliga pilte või photoshoot'e või asju või? Ma olen proovinud planeerida, isegi kui mul on pilt valmis ja mulle midagi selle pildi juures ei meeldis, ma ikka ei postita seda. Ehk siis mul kunagi ei tööta plaanis. Ja mul on nagu, ma isegi tunnen, mul on mingi manager või kedagi, kes reaalselt nagu ütleb mulle, et ai, nüüd sa pead seda tegema lihtsalt. Ei, reaalselt sama nagu mina praegu. Ja see on nagu ebareaalne. Et selles mõttes ma olen täiega go with the flow ja ma ei tee graafikuid ja selliseid asju. Ma tulen täiega samastun. Ja see on kaootiline. Mul on see Victoria nii vastand. Victoria on täiega süstemaatiline, nii. Sa nagu oskad endale struktuuri luua ja mul on tunne, ma olen täpselt T2 vahepeal. Ma ei ole päris kunsting, aga ma ei ole Victoria pillik ka päris. Nii et ma olen täpselt vahepeal. Et nagu mul ongi tunne, et see ongi põhjus, miks ma see aasta nagu reaalselt nagu võtan appi endale inimese, et mul oleks see keegi, kes oleks mingi, okei, aga nüüd tee see ära. Sest ma ei tea, kuidas see toimib nagu Instamaailm. Ma saan aru, et YouTube'is nagu... mis mõttes, mul on küll Instagramis nii, et ma pean iga õhtu sellel kellal panema üles, mul on reminder iga õhtu see kell, sa pead postitama ja siis sa nagu, kui sul on feed'i pandud valmis pilt, siis sa nagu paned selle, kui ei ole, siis sa otsid mingi pildi, töötled, paned üles ja siis mul on nagu story'd ka nagu enam-vähem välja mõeldud, mis päeval ma mida teen, et mul on nagu, mida ma see päev jagan, ma ei hakka 2 erinevat asju ühel päeval panema, sest muidu see on liiga palju jälgijatelt nõutud, nad ei suuda nii podcasti kui videot vaadata, seega on jagatud nagu mul on nädala graafik, see päev ma promon podcasti, see päev ma promon videot, see päev ma teen loosi. Ja kui sul ongi see, et sul on see video seal kõrval, aga kui sul on ainult Instagram, aga ma mõtlengi seda, et kui sul on seal video ja podcast ja need kõrval, aga ma mõtlengi ainult Instagram ja põhiselt on teda nagu veits keeruline vist nagu niimoodi struktureerida, ainult Instagram. Nagu kas sa siis nagu hommikul ärgad üles, töötad terve päeva ühte pilti, siis paned õhtul üles selle või? Ma arvan, siis on rohkem nagu blogi, et sa võib-olla mõtled, mida sa iga pildiga tahad edasi anda, et kas sa tahad jagada oma mingeid lemmikuid, tahad mingit reisisoovitust anda, selles mõttes, et mis su nii-öelda siis on, siis sa võib-olla ei jaga nagu ainult mingi selfie, vaid sa üritad mõelda, mis su nagu sisu on ja võib-olla mida sa story'dega tahad anda, et need kuidagi seoksid oma vahel kokku. Ja sul on see clothing brand ja siga, nüüd mul ongi tunne, et vaata, kui sa struktuuri lood, siis saad nagu seda sinna rohkem sisse tuua, et sa ikka launchiksid selle enda selle podcasti üles minemist. Keeruline nagu olnud näiteks endast nagu rääkida või nagu kuidagi... Sellepärast sul on võib-olla raske neid videoid ka teha. Jaa. Nagu kunstihing. Mis ma oskan öelda? Kunstihing, jah. Ei, see on jah kummaline. Samas nagu see on, minu meelest see on nii nagu cool, et ta ei ole veel nagu kogu see nagu sotsiaalmeedia, nagu nüüd ta hakkab arenema sinna suunas, et nagu tehakse vaata neid work week in my life videoid ja nagu see on nii lahe vaadata, kuidas teised inimesed loovad endale seda struktuuri ja siis ma olen nii inspireeritud, siis ma mingi 2 päeva üritan hull struktuuri luua ja siis 3. päev magan terve päeva maha, vaatan Netflixi, panen õhtul video üles, et see nagu mulle miski selle halli ala juures, et me nagu oleme selles protsessis, kus ma alles loome seda nagu graafikate süsteemi, see miski mulle hullult meeldib selle juures. Ma ei tea, miks see mingi deep thought, mingi hommikul kell 10 räägin siin mingi hull tiipidest asjadest. Aga minu arust peaks ikkagi YouTube'iga alustama, sest see mõjuks sellele riiete brändile ka nii palju paremini, kui sa kogu aeg oma videotes kannadata neid asju, siis inimesed tahavad osta seega nagu sa toetaks. On plaan riiete brändil nagu sotsiaalmeedia mingit promoplaani teha, siis hita sapp, on ju. Ei no päriselt, ma ei tee nalja.
ma ei tea, kas meil on veel mingisugune teema, mida me katta tahtsime. Mina isiklikult olen oluliselt. Mina tahaks küsida spordi osas, et sa mainisid, et sa tahtsid sporti, et mis trenni sa üldse teed? Okei. Mul on Sportlandiga üks põnev asi, mida ma teen. Me teeme iga kuu ma kuulsin. Sports ma ei tea, kust ma kuulsin. Okei, ma just käisin My Heatsis, siis ma rääkisin sellest. Ma ei tea, kas võib-olla... Ma ei tea, ma kuskilt kuulsin. Okei, ühesõnaga. No mina olen midagi kuulnud. Okei. Ei, ma vist kuulsin siis, kui me seal koolitusel kohtusime, siis sa rääkisid seal. Ja, siis sa hullult palju räägid Sportlandist. Igatahes, mille üle ma olen hullult tänulik. Ma olen iga kuu saanud proovida nagu ühte uut spordiala. Midagi... Ei, ma olen näinud seda. Ma olen stoorides, ma olen näinud ja kui sa oled käinud ja nüüd ma tean, millest sa räägid. Ühesõnaga, eks siis mõtlesin, et nagu võtaks ette ja prooviks igast asju. Lihtsalt nagu nii lahe. Kui pikalt, nagu mingi aasta aega või? No praegu on pool aastat saab täis, aga järgmised pool aastat tõenäoliselt ka. Aga selles mõttes nii palju asju on veel proovida, et... Aga mis sa juba teinud oled? Okei, ma alustasin bouldering'iga, ehk siis nagu ronimine. Nagu mägironimine nagu või see seina peal või? Seina peal, nagu indoor ja. Siis ma õppisin backflippi. See ei ole nagu spordiala, aga kinda nagu challenge oli siis see. Siis ma käisin purjetamas. Oota, mis veel teinud olen? Vehklemas käisin, see oli kõige raskem. Aga kas sa neid asju teed nii, et sa nagu ühe korra proovid või sa siis 6 aega teed või kuidas see välja näeb? Jaa, ma teen nagu ühe korra seda. Aga siis juhtus selline asi, et ma läksin proovima cheerleadingut. Seda ma mäletan ka. Sellepärast, et talt ehk cheerleadersitel tuli audition ja kuna nad teevad Sportlandiga koostööd, siis naturally see tuli teemasse ja siis ma siis promosin seda auditionit selle oma challenge'iga. Ja siis ma mõtlesin, käisin seal ära ja mõtlesin, et aga äkki ma lähen ise ka auditionile. Läksid või? Ja siis ma läksin sinna auditionile ja ma hakkasingi cheerleaderiks. Oota, aga milline see kokkupuude üldse varem mingi tantsuga on või? No see meie cheerleadingut on nagu 2 tüüpi. Üks on nagu tants ja teine on nagu stants, nagu stantide põhiline. Ehk siis see on see, mida ma läksin tegema. Ehk siis ma ei ole väga tantsuinimene. Selles mõttes mul nagu ei ole tantsugeeni, ma nagu täiesti usun, et ma ei oska tantsida. Või siis ma ei ole lihtsalt piisavalt harjutanud. Aga jah, siis ma läksin seda stantide põhis seda tegema, et see on nagu ekstreemne... Kas sa oled nagu see, kes aitab neid inimesi sinna kuhugi käte peale või sa oled see, kes tõesti on nagu flyer? Ma olen flyer. Päriselt? Kui lahe! Aga nagu see rahu. See võib olenevalt nagu kavast või mis iganesest muutuda, aga praegu enamjaolt olen flyer, jah. Ja selles mõttes see on... Minu jaoks ongi oluline see, et see oleks nagu adrenalin. Oota, aga kas see nii... Ja see nagu annab seda. Et need grupp, kas see nii, et nagu tantsijad ja need trikkide tegijad nagu kava on ikkagi koos või see nii, et nagu need on täiesti eraldi kavad? Need on eraldi, täiesti nagu eraldi. Aga sa ei tantsi seal on erinevad nagu rühmad. Põhimõtteliselt meil on lihtsalt paar nagu mingit ala liigutust, kus me mingi... Ja siis mingi tuleb mingi ala tõste või mingi niimoodi, et me nagu ei tee nagu... No ta ongi nagu trikki otsa põhimõtteliselt. Ja põhimõtteliselt küll, jah. Kui raske või kui hirmus on, kas sa oled juba kukkunud või mida sa teha oskad? No meil üks tüdruk sai just, ma ei tea, mingi koljuluumurru või mingi värgi, et selles mõttes, aga see oli tegelikult, ta vist õppis nagu side trennis, siis mingit front flipi või midagi ja siis nagu et me nagu ikkagi, me teeme retse asju nagu ja vigastusi on nagu väga palju, mul ei ole veel elukindlustest tehtud. Okei, ma peaksin ära tegema. Need asjad, mis juhtuvad, kui nagu hullud need on, et kas see nii, et ta ei saa enam jätkata või ta nagu enam ei jätka, jah. Ta sai nagu mitu vigastust järjest. Aga ma mõtlen, kas teil ei ole nagu kuidagi neid mingi pehmendusi seal või mingeid kaitsmeid ümber või nagu kui te harjutate ka veel? On, no meil on niimoodi, et me õpime kas kõva põrandaga saalis või siis pehme põrandaga. Pehme põrandaga saalis me teeme igasuguseid nagu suuremaid trikke, kui me õpime neid, aga me peame neid ka ju performima nagu kõval põrandal. Aga ongi see, et kui sa oled flyer, sa lendad sinna õhku, siis baasidel, kui midagi läheb valesti, nad peavad sind kinni püüdma. Nad peavad ükskõik kuidas sind kinni püüdma, et see on nagu rule, aga vahest see ei lähe nii ja nagu obviously sa vahest lendad nagu põrandale niimoodi litaki. Oh my God. Aga
sul peab nii suur usaldus olema. Ja see ongi usaldus peab rets olema ja nagu ükskõik, kuidas see mees sind kinni püüab nagu kas või kõige nilbeval viisil kuidagi jalge vahelt, mis iganes. Oota, aga siin püüavad mehed, mitte naised või? Jaa, ei, mehed ikka jah. No selles mõttes meil on trennis umbes võrdselt mehi-naisi ja nagu need on nagu mingi a la vanema mehed, nagu see ei ole nagu ainult noored või niimoodi. Et okei, ühesõnaga, siis on erinevad standid on niimoodi, et kus on, vahel on tüdrukud baasid, kui on nagu tugevad tüdrukud või siis on mehed. Mina teen nagu partnerstantega, mis on nagu niimoodi, et a la üks mees tõstab käte peale või mis iganes teeb trikke niimoodi. Et see nagu oleneb, seal on erinevad laadi nagu trikid, et mehed, naised, mis iganes. Aga see on sul siis nagu trennina, kus sa maksad, et käia või see on nagu töö, et sulle makstakse või kuidas see toimib? See on nagu niimoodi, et sa maksad, aga sa maksad nagu organisatsioonile, et sa saaksid nagu käia ala võistlustel ja niimoodi, et see on nagu mis iganes ma ei tea. Aga teil on treenerid ka ju? Jaa, meil on treenerid ja kõik nagu... Ta on ikkagi nagu trennis. Aga ma mõtlen, et kui sul see Sportlandis oli, kus katsetsid ikast erinevaid asju, sa teed seda, siis kas üldse nagu mingit tavalist ala, mingi jõusaalis või rühmatrenne teed või nagu mis see su põhiline trenn on? Ma käisin varem jõusaalis kogu aeg, aga nüüd tuligi see cheerleading ja see võtab 2 kindlat päeva pluss 1 nagu akrotrenn, mida me võtame lisaks endale. Ehk siis mul on niimoodi, et jõusaal fades away. Oota, aga ta on nagu terve päev või ei, see on nagu paar tundi vist või midagi sellist. Aga ma mõtlen, et no sa oled küll lendaja, aga mul on ikkagi tunne, et te peate suhteliselt tugevad olema, et kas siis ei ole kohustuslik teha mingit füüsilist trenni lisaks? Ja no selles mõttes me teeme oma trennis väga retsi nagu jõutrenne ka. Okei, seal sees nii-öelda. Et ala soojendus on niimoodi, et me teeme mingi 20 minutit niimoodi, et lihtsalt higi lappab. Et selles mõttes jõud, jah, peab olema ja meil palutakse tegelikult jõudu tõsta ja kange teha ja mis iganes asju nagu. Ja tegelikult, nagu selles mõttes on ülikool seda spordi poolt kuulda, kuna mul just endal on see, et ma ise viimane nagu spordiala oli, kui ma käisin mingi 1.–4. klassini mingi teenist mängisin, aga peale seda on olnud mul täiega nagu vaba kava, et nagu teen ise, sest mul endal see südametunnistus on olnud, et ma pean midagi tegema, aga ma tegelikult nagu olen viimasel ajal just mõelnud, et võib-olla oleks aeg minnagi nagu mingisuguse trenni, sest nagu me oleme siin podcasti vältel aru saanud, ma ei ole seda tüüpi, et ma ise loon endale struktuuri, mingid kavasid asju, nagu mul kaob motivatsioon lihtsalt ära ja ma nagu mul on hästi põnev kuulda neid nagu lugusid, kui ongi nagu minnakse nagu trenni, vaata. Ja nagu cheerleading, mul endal on tantsubaas suht tugev. Nii et ma kujutaks ette, et see nagu see teine variant, see mitte stantide variant või see tavaline on ju. See oleks mega cool, pean mõtlema. Aga tegelikult nii palju ägedaid asju on olemas. Ei, ma usun. Üles leida. Ma ei oleks eluses uskunud, et minust saab nagu grupimängija, nagu ma enne mainisin, ma nagu pigem olen see, et nagu mu paar sõpra ongi hea vaata. Aga et mul on nii hea nende inimeste keskel olla, nii hea teha kellegi koos neid asju, nagu selline hull kambavaim ja nagu... Mul ongi see, kui ma üksi kodus töötan, ma igatsen nii väga seda nagu kollektiivi või nii-öelda töökaaslasi ja mingi tööüritusi. Nii et jaanuarist tulevad meil uued sissastumised. Ja oleks vaja. No nii. Me peame mingi need YouTuberid ja blogijad kokku koguma ja ka mingi tiimi. Me peame ühe suure kontori tegema, kus me kõik hakkame kõik koos tööl käima, mingi monteerimas ja töötlema. Halb mõte. Ja Victoria hakkab schedule tegema. Ja mingi need graafikud, millal keegi tööle tuleb. Instapostitus ära unusta. Oh my god. Kui te mulle maksate selle eest, et ma teid piisutaks siis ja. No palju küsid. Selles mõttes see võib nagu väga tulus lõppude lõpuks olla, nii et. Uue aasta eesmärgid. Reaalselt. Väga head mõtted. Kuule, aga mul tegelikult järgmine projekt juba ajaliselt käib seega. Me oleme päris pikalt jutustanud ka. Eiga, mul on tunne, et see oli nii nagu inspiring vestlus kuidagi. Nagu sellepärast mul nagu ilmselt on cool, kui meil käivad nagu siin podcastis külas mingi täiesti teist valdkonnast, et see on ülihariv, aga alati on tore, kui on nagu close to home keegi nagu sarnasest valdkonnast ja siis on alati nagu nii nagu motiveeriv on nagu alati olnud ja ma tunnen nagu eriti, kui me nüüd hommikul salvestasime ka, mida me tavaliselt teeme õhtul ja siis nüüd hommikul teha ma lähen kohe koju mingi jõuluvideot monteerima, mingi I am my own boss. Alustad uue blogiga. Videoblogiga siiski. Ühesõnaga. Või siis mitte. Või eks näis. Eks kuuleme näeme. Aga aitäh, et sa meile
podcasti tulid ja Aitäh, et megatore oli, kutsusite, nii nii põnev tore oli oli. rääkida. Ja eks seda kontoriplaani peab rääkima ausalt öeldes. Viki, jääme kontorikutset ootama. Ja podcasti kuulajatele siis see on meie viimane episood siin asukohas ja järgmine episood on meil juba uues stuudios. Seega nagu... Tore, et maa päriselt. Oh my god, kui lahe, mida? Me rääkisime juba väga ammu kuulajatele, et me plaanime, aga see asi venis täiega edasi. Ma mõtlesin, et seda ei tulegi ja nüüd selgus, et me saime lõpuks ometi oma stuudio. Ehk järgmine, kui ma olen 3 nädala pärast teisilt tagasi, siis me salvestame juba nagu päris oma freaking reaalses stuudios, mis on mõeldud ma ärkasin täna hommikul üles, oli mingi tavai, ma lähme salvestame ära, siis ma uurin praegu, et kaugelt see stuudio on, et mis värk sellega on, kas tuleb ja nüüd ma kuulen seda siin laivist, aga mul on nii hea meel. Okei, vau. Seega kindlasti subscribe'ige ja followge meid, et ei jääks parema helikvaliteediga episoodidest ja YouTube'is, kes visuaaliga vaatab, kindlasti visake ka pöidlad püsti, kommenteerige, kuidas teile see meeldis ja Instagramis @kirsichili ärge unustage meid tšekata. Jep, ja näeme teiega juba järgmisel esmaspäeval. Olge tublid. Ciao.